Nii, räägime siis selle loo, et jah. Noh, mina olen oma silmaga küüditamist näinud. Jah. Ma olin väike laps, siin Pääskülas seisis, küüditamise rong seisis. 2 vedurit olid ees ja siis 2 Vene sõdurit käisid ümber selle rongi. Nii, no laske valmis, et keegi inimesi ei läheneks ja seal inimesi oli suhteliselt vähe oli. Aga mis seal oli kogu aeg oli üks vagunites oli niisugune undamine, sest seal olid lapsed ja ema. Ühtegi meest ma seal ei näinud. Võib-olla olid seal kuskil eraldi või ma ei tea. Aga laste käed olid väljas, palusid leiba. Ja siis, kui need 2 Vene sõdurit läksid seda, relvadega läksid teised poole rongis, siis seal üks meesterahvas selle aja sees andis lastele leiba. Venelane? Ei, no see oli siin... Ei, kes see leiba andis? Eesti mees? Eesti mees. Mitte venelane? Ei, venelased olid selle püssiga kogu aeg käisid ümber ja sihtisid. Ja. Sihtisid inimesi ja ka, et keegi ei läheneks vagunile. Ja. Aga see moment oli, kui nad olid 2 need 2 sõdurit ja kui nad teised poole rongi said, siis üks meesterahvas sai neile leiba anda, tõi siit Pääsküla poest leiba ja andis neile leiba. Ja nii, et seal 2 vedurit oli ees. Ma mäletan, aga seal inimesi ümber oli väga vähe, sest see oli ikka niisugune aeg, kus kogu aeg ikka kardeti ikka ja seal, niisugused, aga see mälestus on. Te olete praegu kui vana, palun? 83. Jah, mul isa suri 83, ta oli ma räägin. Isa suri 7 aastat tagasi, oli 13,5, kui ta Siberisse vanaemaga läks. Teate, miks ta läks või? Sest vanaisa, nad olid Kilingi-Nõmmes ehk siis Läti piiri ääres ja esimesed, kes tulid sakslased, võeti mehed punti ja vanaisa oli Saksa sõjaväes, ta oli laomees. Ja pärast oli see... metsavend on ju. Ja tead, mis kõige hullem või? Tulid venelased, küsisid, kus need jänesed seal on? Naaber näitas, minge sinna. Ja nad olid joonud meestega, vanaisal meeldis juua.